tere tulemast taas kord ja mul on hea meel tuua täna teie ette Piret Kaljula ja Rein Reisbergi, kes tulevad rääkima tööohutuse ja töötervishoiu treffile 21. jaanuaril 2026 väga olulisel teemal, nagu tuleb välja, kõik teemad on väga olulised, aga see teema on oluline just seetõttu, et juhendamine on just see, mille alusel töötaja peaks õppima ohutuid töövõtteid. Nii et tere Piret ja tere Rein. Tere! Tervist! Millest te siis rääkima tulete? Räägime töötajate juhendamise väljaõppe olulisusest, et esmapilgul võib ju tunduda, et meie, kes me siin ettevõttes juba varasemalt tööl oleme, et ei olegi mingi suurt ohtu, ju igaüks teab, kuidas siin saab ennast säästes, enda tervist hoides töötada, aga tegelikult võõrad inimesed, kes tulevad teie töökeskkonda, nemad ei pruugi neid teadmisi üldse omada ja seetõttu on tegelikult väga oluline teha töötajale selgeks, millised on võimalikud ohud tema tervisele ja ka selline praktiline pool ehk väljaõpe, kuidas oma tööd teha nii, et sa tööd tehes terveks jääd. Rein, ma küsin korra sinu käest sellise küsimusega, et mis sa arvad, miks tööandjad kipuvad teinekord eeldama, et tuleb töötaja, siis ta juba kõike teab, et eriti pole siin vaja midagi juhendada? Ilmselt mõte on nüüd see, et ta on ju kusagil varem töötanud, ta on võib-olla isegi analoogilist tööd teinud, aga meie töökeskkonnad on ju tegelikult erinevad ja selliseid nüansse, mis kus võib olla mingisuguseid töövõtteid, tehnoloogiaid, materjale, mida kasutatakse, need ei pruugi kattuda ja siis töötajal jääb selline võltskindlus, et jah, ma olen teinud küll midagi taolist, on küll natuke teise nimetusega kemikaal näiteks, et milles küsimus, küll ma hakkama saan. Just. Piret. Jah, ja ma arvan, et natukene räägime ka sellest, mida me oleme konsulteerimiste käigus näinud, millised on siis need juhendamiste mitte võib-olla kõige paremad tavad ja näited just nimelt sellepärast, et teie saaksite neid siis vältida, võib-olla võtta kaasa mingid mõtted, et jah, tegelikult võib-olla meil ka see asi ei ole kõige paremini läbimõeldud või kõige paremini korraldatud. Ühesõnaga, et õpime teiste vigadest. Ja siin enne, kui me teiega hakkasime rääkima, jagasin ka seda, et mul on viimasel ajal teinud paar kohtuekspertiisi kutsehaigustele ja seal on ka see juhendamiste teema päris korralikult välja tulnud, et Piret, äkki sa räägid ka paari sõnaga sellest siin, et juba oleks ka selline natuke väärtusloomet, eks, et mida tasub silmas pidada juhendamist registreerides? Juhendamist registreerides tasub silmas pidada selle eesmärki, mis on juhendamise registreerimise eesmärk, ehk et tegelikult eesmärk on ju tõendada seda, et töötajat on juhendatud, töötaja seda kinnitab ja kui seda, minnes võib-olla mõnikord lihtsamat teed, et kirjutame juhendite numbrid näiteks, ärme kirjutame juhendi nime välja, aga siis see paber, kus on kirja pandud, mis juhend, mis numbriga on, kaob ära. Ja tegelikult siis see paber, kus on töötaja 12 allkirja all, on selles mõttes väärtusetu, et mis peitub juhendi number 1 taga, aga mis see juhend number 7 on, mitte keegi enam 10 aasta pärast ei pruugi seda teada. Ja just, ja Piret, sa tood nii olulise asja veel 10 aasta pärast, miks on vaja omada selliseid väärtuslikult ja õigesti dokumenteeritud juhendmaterjale ja dokumente ka 10 aastat hiljem, kui töötaja tööle tuleb või on tulnud? Jah, sa enne rääkisid, tegelikult alustasidki väga õigest otsast. Kutsehaigestumiste puhul on ju see, et need kujunevad välja pahatihti aastakümnetega ja siis on vajalik tõendada, et jah, töötajale oli öeldud, kuidas näiteks oma lauda või tooli reguleerida, millises asendis tööd teha, milliseid tõstmise abivahendeid kasutada. Aga kui seda dokumentatsiooni säilinud ei ole, siis ja nii palju hiljem hakata tunnistajate ütlustega tõendama, keegi ei mäleta enam, keegi siiralt enam ei mäleta, et tööõnnetuste puhul me võime veel mäletada. Võib-olla keegi kolleeg mäletab, et keegi juhendas, keegi õpetas välja. Nii pikka aja
mitte keegi ei mäleta, et tegelikkuses siis ongi see, et ainus, millega tööandja saab tõendada, on see dokumentaalne tõend, tal on juhend, kus on konkreetselt kirjas, mida töötaja pidi tegema, mida töötaja ei tohtinud teha ja millal sellele konkreetsele töötajale, mis kuupäeval seda konkreetset juhendit tutvustatud on. Ja sealt tekib see seos, et jah, see töötaja teadis, talle oli antud info, et ta peab, ma ei tea, kasutama kõrvaklappe, reguleerima oma laua ja tooli, kuidas iganes siis endale sobivaks. Just, et kui sellele juhendile tehakse uued versioonid, siis viia ka uuesti juhendamised läbi, eks, et ei ole siis 10 aastat vana juhend, eks, et kui see juhend ja tööprotsess kuidagi uueneb, õigusaktide punktid uuenevad, et siis tuleb see kordusjuhendamine, nii et siin me võiksime justkui sukelduda 24 tunni koolituse materjalidest. Jah, tundub küll. Siin me seda ei tee. Ihkan küll, nii tahaks. Teeme kohe treffi ära. Jah, teeme kohe ära. Just. Rein, mis sina arvad, miks peaks tulema tööandjad treffile seda teemat kuulama? Kuulata seda eelnevat juttu, et räägime näidetest, mis me kusagil oleme näinud, mis ei tundu kõige mõistlikumad, siis saab ju tõdeda, et mõistlikum on õppida teiste vigadest, mitte ise samasse ämbrisse astuda ja siis pärast vaadata, et oi, näe, olid jah, mingid jube imelikud juhendid ja kui on nüüd vaja just nende tööõnnetuste või kutsehaigestumiste järgselt midagi tõestada, et sellest oli ju räägitud ja kui tegelikult on väga mingisugused üldised hüüdlaused, millest suurt midagi välja ei loe. Nii et tulge õppima teiste vigadest. Just. Piret, sinu lõpulause siia. Kutse, miks tulla treffile? Minu arust treff on kas isegi ainus selline tõsiselt töökeskkonna spetsialistidele mõeldud suur üritus, kus üks on see pool, mida siis meie jagame sellest, mida me oleme näinud ja kuulnud, aga teine on see ka, et suhelda teiste inimestega, kes tegutsevad sinuga samas valdkonnas, et minu arust väga suur väärtus on seal ka see messiala, kus saab omavahel väga intensiivset kogemuste vahetamist teha. Just. Igal juhul suur tänu, et tulete ja ootan sind ka hea külaline 21. jaanuaril tööohutuse ja töötervishoiu treffile Tallinnas. Nii et kohtume seal. Kohtumiseni.